sina oleks pidanud seal puhta paljalt siis olema see lillelaps, kes jookseb mööda lava. Võigemas tegi seda ja sinule ei sobinud. Miks ta tegi? Kas ta oli üleni paljas seal? No ülatissid olid ikka palju. No mul oli ka. Ragne Pekarev on ka valmis. Hinga sisse, hinga välja. Mida sa teed tavaliselt enne etendust? On sul mingid omad rituaalid? Sügad rinnahoid ja paelu? Oleneb, erinevad asjad on jah. On jah? Hakkas pihta juba? Jaa! Mida sa teed? Ma tean, näitlejatel on mingid imelikud asjad, mis nad teevad. Kes taab kellele jalaga tagumikku ja kes viskab selle mingi selle tekstiraamatu vastu põrandat või kellegile vastu pead või on ju sellised asjad. Jaa, see jalaga tagumiku löömine, see on siis, kui on esietendus. Just. Siis sellega osad vihkavad seda, et siis nendel ei löö. Aga põlvega tagumiku öeldakse kuradile. Et see esietendus nagu läheks hästi. Siis kõik ongi vahepeal terve rivi niimoodi, et aasta ruumis enne lavale minekut. Kõik löövad üksteile jalaga tagumikku. Okay. Ja siis seal on veel, mul omaette tekkis veel kunagi selline veel nüanss sinna juurde. Ma tahtsin alati, et viimane, kes mulle lööb, oleks mees. Seda oli väga raske oli realiseerida, nii et ühel hetkel ma olin sellele käega. Aga see tekstiraamatuga on see, et keegi ei viska, et siis kui ta kukub, kogemata kõnnid. See on halb enne. No siis jah, et siin on erinevad teooriad selle kohta. Mina tean seda, et kui see kukub maha, et siis umbes nagu jääd rollist ilma või see läheb, eriti kui on veel prooviperioodi aeg, et ma ei tea, juhtub midagi, jääd haigeks või miski pärast sa ei saa teha, et jääd rollist ilma, aga ongi see, et läheks nagu hästi. Ja kas samas, kui see juba etendus käib, et siis just rääkis Aivar Tommingas, kuidas ta põhimõtteliselt kuskil kaubamaja ees istus nagu selle tekstiraamatule peale, sest et see kukkus tal maha ja et inimestele tundub nagu veider. Oli see vist Tommingas, kes mulle rääkis, et kukub maha, siis vaatad ja siis ongi joops ja kolm korda kükitad selle peale. Sellel on see vastu nagu ravi, et sa pead siis istuma tagumikuga peale ja 3 korda üles alla. Et kui sa seal nagu kukkus maha, et ma olen ka erinevates kohtades ka seda teinud, umbes hoiad nagu käes, õpid ja hakkad bussist välja, mis ta kukub sul maha ja siis seal kuskil bussi istme peale või seal vahekäigus enam vähem istud sinna peale. Hullud näitlejad, miks te teete sellist asja? Armas mäng või siuke, mitte mäng, aga see on võib-olla ma ei tahaks nimetada seda ebausuks, sest et ma olen püüdnud sellest ebausu osast, selle osa endast nagu eemale, ühel hetkel ma otsustasin, et ei, sellepärast, et ma elan Karlovas, ja siis olid need musta kassi asjad, et on ju, must kass läheb üle tee, et siis juhtub ja siis ma sain teada, et on veel eraldi teooria, et kui ta läheb sul umbes nagu niimoodi siitpoolt, kus sul nööbid lähevad sisse, siis see tähendab head ja kui ta läheb teistpidi, siis läheb halba või oli vastupidi, siis ma mõtlesin, et kuulge, ma ei jaksa. Et Karlovas on nii palju musti kassi, et ma jäängi tiirutama, ma jõuan koju, et lõpetame ära selle asja. Et siis on, aga selle tekstiraamatu peale istumise, selle ma olen nagu jätnud. See on ka armas. Kui juba jutt läks selliste asjade peale, siis ma lugesin su intervjuusid, tegin kodutööd ja mis ma kohe naersin südames, sest ma natuke olen ise samasugune, et sa kardad õhtut üksi kodus olla. See oli nii naljakas. Ja siis hakkasin loen veel edasi, vaatan, et plaanisite seal maja osta, ise on maatüdruk. Vaadake meie esimest intervjuud, kusjuures see oli ka parajalt pikk ja sa rääkisid nii toredalt, et sa oled ju lüpsja peres, tema on lüpsja, on ju lehmade vahel üles kasvanud ja siis udarate vahel ja nüüd on laktoosi talumatusel kõige lisaks ja nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga maalaps Antslast vist oli või? Tegelikult Antsla oli minu jaoks suur linn, sinna ma sattusin harva. Et ma tegelikult olin sealt Antslast mingi paar kilomeetrit eemal on selline koht nagu Kobela, kus on Kobela, kus on veel Linda rahvamaja. Ja sellepärast mul see tulevane stand-up kohe hakkame rääkima stand-upist see kava on ju, et siis ma mõtlesingi, et esimesed kohad, kus ma siis selle välja toon, on 3 korda siis Liidia hotelli sündmuskeskuses
ja 2 korda siis Vatikanis ja 1 korra mai lõpus Linda rahvamajas Kobelas. Et see on nagu austusavaldus oma kodukohale. Ja, aga me elasin seal ainult 5 aastat, et siis me kolisime Estonia kolhoosi sinna rikaste kolhoosi. Aga ikkagi maakohta, nii et jah, ma olen sa oled maakas. Ja, ma olen maakas. Ma üldse ei pelga seda öelda. Just, aga mind ajas just naerma see, et mõtlesite seal maakodu peal ja siis abikaasaga ja lapsed ka. Teil on vist koer või kass või mis teil on ka veel, vahet ei ole. Aga et jumal tänatud, et ei saanud see ostetud, sest sa ei julge üksi maale jääda. Ja sa ei julge üksi Karlovas ka kodus olla. Mis sul viga on? Ei no sellega... Tonti kardad. Ja voodil ei tohi jalad all olla. Nüüd mul tahab kõik meelde Dežavuna, sellepärast, et seal võib ka koll olla. Ei, ma päris seda kolli ei karda, aga see on see asi, et sa oled kogu aeg olnud nagu kellegagi koos, on ju. Ja ühel hetkel, loomulikult ma olen nagu unistad seda, et 3 päeva, et sa oled üksi. Nüüd päeval oled üksi, toimetad, teed mässad, on ju, ma ei tea, koristad sahtlit, siis samal hetkel umbes hakkad juba seda sahtlit remontima ka. Ma olen seda tüüpi, et kui juba, siis juba. Ja siis, kui tuleb see õhtu kätte, aga siis sa saad aru, et ma olen tegelikult kogu aeg harjunud, mul on keegi kodus. Et isegi see koduloom tundub turvaline. Ja näitlejal, põhiline tööriist on kujutlusvõime ja mul on see ikka päris kõrge. Ja mul oli ikka vahel oli ka see asi, et kui ma olen duši alla, siis loomulikult ma keeran ukse lukku. Aga ma ei pane seda vannitookardinat kunagi lõpuni. Sellepärast, et tead küll seda... Ma tean seda psühhot. Kusjuures, ma ei tea, miks see tüüp peaks mind hakkima tulema, seda ma ei tea, aga tead, need on mingid ebareaalsed asjad. Sul on midagi lapsepõlves juhtunud või siis filmid on tõesti mõjunud? Ma olen väga nõrganärviline ja ma ei saa õudukaid vaadata. Tegelikult üks vahe oli see mingi aasta tagasi, kui see Smile tuli, see film. Ja siis mul kolleeg läks oma mingi lastega vanuses, ma ei tea, mingi 7 kuni tõtõtõt, läks vaatama õudukat. Mis asja, kui lapsed lähevad vaatama, mine siis ka, kui üksi loomulikult ei lähe seda vaatama, siis ma mõtlesin, läksin ka sinna siis koos nendega ja siis ja ma põhimõtteliselt terve film ma vaatasin niimoodi seda filmi kuskil ja ma lähen nii pingesse, ma ei suuda, sest ma kogu aeg hakkan mõtlema, et nüüd tuleb see jumpscare või midagi ja ma olen esimese 20 minutiga, ma olen nii väsinud sellest, et kogu aeg mõtlen, et kus see tuleb ja mis see tuleb ja see film oli ka parajalt selline, et iga kord, kui sa näed seda naeratust, siis oli liiga hilja. Nii. Ja siis oli see, et vaatasime lastel oli suva, nagu need on vaadanud neid, aga mina olin niimoodi põhimõtteliselt, kui ma siis läksin koju ja siis ma saan aru, mis ma teen, on ju. 40+ naine kõnnib tänaval ja nii. Ma lihtsalt reaalselt hakkasin inimesi nagu vaatama, et ega keegi mulle, ma saan aru, et ta ei tule mulle naeratama ja minuga seda ei juhtu, aga mul on mingi irratsionaalne hirmu asi, et me elasime 2-kordses või sellises majas, kus oli kelder ja kelder oli küttesüsteem, seal või moosid ja kõik asjad olid seal. Ja seal oli samamoodi, ma kogu aeg pidin, seal oli see hetk, et sa paned nagu tule kustu ja siis pidid jooksma nagu pimeda, nagu trepist üles mingi poole maali, kus valgus oli. Ma alati lidusin seda maad, ka suurena, et mul on mingi, ma ei tea, kust see tuleb. Selline täiskasvanud naisterahvas. Okei, lähme selle stand-upi juurde parem. Mida ei tohtinud nimetada stand-upiks, aga sul tõepoolest on siis tulemas selline põnev etendus Ragne Pekarev, naine, kes ei mahu kaadrisse. Kui ma seda pealkirja lugesin, sain kohe aru, loomulikult sa ei mahu kaadrisse, sest sul on nii pikad jalad, sa oled üldse pikk, 1,82 või 3 isegi. Et jumala geniaalne nagu see pealkiri. Meie oleme kinni. aga kus see nüüd tuli, sest et number 1, sa ütlesid, kutsusid mind enne korrale, et ei tohi öelda stand-up, miks ei tohi, see on üks inimene, sa teed seal, ma saan aru, sa teed ikkagi nalja, räägid elust sellisena nagu see on ju, rõõmsatest hetkedest, mingitest jamadest, siis võib-olla natuke vahepeal midagi tõsisemat ja nii edasi. See on ju stand-up, miks ma ei tohi öelda stand-up? Sellega on niimoodi, et meil on eraldi stand-uperid
kes teevad oma stand-up'e, kes teevad nagu päris stand-up'e ja nendel on ikka stand-up'i jaoks on ikkagi ka mingid reeglid, et sa pead alustama kuskilt sealt erinevatest klubidest, teed oma 10-minutilise asja ja proovid oma nalja ja asja. Ehk siis mõneti ma saan aru, et kui tuleb, ma ei tea, a la režissööri sõber või keegi tuleb rolli tegema ja siis see inimene tänavalt tuleb selle ära ja öeldakse tema kohta kohe näitleja, siis meil oleks ka nagu mida on ju. Et okay. ma ei nimeta seda sellepärast, ei roni sinna nii-öelda sinna nende marjamaale, et nüüd tuleks välja oma stand-upiga ja eks ma saan aru, et seal on mingi omaette selline väike selline kas siis aasiv konkurents või mingi asi, sest ma käisin ühte stand-upi vaatamas. Ma olen nüüd käinud mitmeid vaatamas, et siis seal oli ka, et küsiti, et on siin inimesi, kes on ennem stand-upi vaatamas käinud ja ma olin esireas seal, siis ma jäin nagu kuidagi mõtlema ja siis ta kohe pöördus minu peale, et siin ja üks mõtleme, kas Tõnis Niinemets oli stand-up või mitte. No vaata, ehk siis juba nagu pandi väike tiks, loomulikult see on hea huumoriga kõik nii. Aga ikkagi selline väike nagu, et näitlejad tulevad, hakkavad mingit asja tegema, aga nad ei ole üldse teinud seda rada, nad ei ole nagu ennast nagu sealt kasvanud välja, nad lihtsalt tulevad sellepärast, et nad on kuulsad ja nad saavad seda lubada, inimesed tulevad. Et ma ei tea, kas see päris nii on, aga igal juhul ma mõtlesin, et ja peale selle stand-up kui selline, ta on ikkagi omaette nagu žanr, mida ma ei valda ja see ei ole ka nagu minu huvi praegu, et siis ma ikkagi, kui ma kunagi stand-upi teen, et siis ma ikkagi võtan endale kirjutajad ja seal on põhimõtteliselt on... Aga mis asi see siis on, sest ma kujutan ette, minul vahet ei ole. Sa tuled üksinda lavale, hakkad seal nalja viskama, vahepeal nugrutsed võib-olla on ju. Ei nugrutse. See ei ole selline. Okei, siis seda enam on ju. Minu jaoks on see stand-up. Nimi loodetavasti Iriku meest või ma ei tea, mis siin on, et tead, see on selline... Ja seal on ju ka mingi skript, on ju algus ja keskkood ja lõpp ja või mis asi see on. Millest sa üldse rääkima hakkad iseendast või? Ma räägin, muidugi ma räägin iseendast, ma räägin, sest et nagu ma nimetan seda ka natuke nagu kohting publikuga, ehk siis, et aga publikul on selles mõttes on selline... Nemad ei pea minuga rääkima. Nendel ei ole kohustust, nad saavad lihtsalt vaadata ja nautida. Ma räägin endast, mitte väga pikalt, sest et ega ma nii huvitav ka ei ole. Aga siis ma räägin erinevaid lugusid, tähelepanekuid ja loomulikult ma mõtlesin selle peale, et miks peaks keegi tulema seda asja kuulama. Aru saadab, Et kui sina teed sellise asja, kõik saavad aru, et Anu Saagim, me teame, kes ta on, mind huvitab, kes ta on, mind huvitavad asjad, nii. Aga miks peaks Ragne Pekare või keegi tulema vaatama? Ja seda sama küsimust ma küsisin ka lavastaja käest. Nii. See oli Ain Mäotsa idee. Kas see oli tema idee? Ei, selles mõttes see oli tema idee, et kuna me oleme nii palju koostööd teinud, eks? Ja loomulikult... räägid ka mingi enne proovi midagi, räägid mingid lugu, mingid asja, siis ta jälle naarab, et kuule, pane kirja. Lõpuks hakkaski tekkima, kuule, et see mõte, et äkki võiks teha midagi sellist. Ja siis ma hakkasin mingi aasta-poolteist tagasi juba neid väikseid mõtteid mõlgutama sinna suunas, aga kogu aeg oli see, et homme tuleb. Aga jah, et siis tõesti need, et mingisugused ma naeran ise enda üle seal, mingites olukordades ma nii-öelda röstin oma koera, kes ise ennast selle koeraga, siis erinevad olukorrad, näiteks kui, mis vahe on selles, et kui naine läheb lihtsalt tööklubisse, mis vahe on selles, kui sinna läheb hästi pikk naine, kellel veel konsad jalas on ja mis siis juhtuma hakkab ja kui ta meil ka natuke kuulus. Et Kuule, ma tahan kohe vastust sellele küsimusele. See on nii põnev küsimus. Mul on seal, need on erinevad lugusid, ma räägin, et kui ma selle kava ära teen, siis pärast seda ööklubis enam mehed ei julge minuga rääkima, tulles kardavad, et saavad nii-öelda laulu sisse. Aga jah, väga huvitava mõtlemisega meil on olnud. Või et ka umbes, et meeste enesekindlus versus naiste enesekindlus, et
Räägi mõni naljakas või jabur lugu. Ma mõtlen, kui sina lähed välja, sa lähed Tartus välja, sa oled Tartu inimene. No Tartus Tallinnas olen ka läinud. No Tallinnas oled ka kuulus, loomulikult. Siis lähed välja. No kuidas inimesed vaatavad sind? Tunned sa seda, et kuidagi teistmoodi käitutakse sinu suhtus kui võib-olla seal? No jaa, inimesed on hästi heatahtlikud. On ju. Sest sa oled hea ja tore inimene. No ja ma tavaliselt, mul tekib ka kohe refleks olla hästi hea ja tore inimene. Aga siis õhtu lõpuks ma saan aru, et kui ma nii hea tore inimene olen, siis ma olen varsti nagu lõksus seal, et ma ei saa välja, sest et lõpuks on mul see tunne, et ma olen nagu poni laste sünnipäeval. Et kõik võivad tulla patsutama, kõik tahavad nagu rääkida, kõik tahavad selga ronida ja teha tiiru selle ööbibleti eest. Aga mina ei ole sinna tellitud selle jaoks. Aga see selleks, aga mul on need lood on ka sellised, mina olen välja valinud sellised armsad lood, et kus on inimesed, kus ma olen saanud kõige lühema etteteatamisega abielupaneku ja sellest ma räägin seal. Või et kuidas on tuldud nii-öelda külgelöömistehnika ilma sõnadeta puusanõksudega, keset tantsuplatsi mitmeid kordi. Sellest ma räägin seal ja siis üldsegi nendest open line'idest, et mis on see esimene open line, millega sinu poole pöördutakse versus, ma tahan öelda, naised on selles osas palju geniaalsemad. Mul on ka seal nagu võrdlused selles, et kui mu meeskolleegile on tulnud naised külge lööma, siis ma tahaks öelda vahepeal, et mehed, mõelge midagi originaalsemat välja, kui sa oled, vau, sa oled nii pikk. Okei. Sul on punased juuksed. Siis tahaks öelda, et shit, Sherlock on ju. Ma ei tea, tulin ise kodust välja, ma olin täitsa blond, ma ei tea, kuidas ma punaseks sain. Et selliseid seikasid olen sinna... Sa ei mahu ära oma pikkade koibadega siia laua alla. Aga jah, või et mingi sellised tähelepanek. Ma tean, et alati sellistes stand-upides on niimoodi, et kus mehed võtavad naiste kallal. Ja väga julmalt ja vastikult isegi. Ma vastikult ei võta, aga mul on samas nagu küsimus, et selle kohta, et kui mehel on, kes läheb ööklubisse, tema ideaal on seal kohata mingisugust blondi, või mis iganes, nagu ideaalselt ilusat naist on ju. Ja siis minu ideaaliks peaks olema see flanell pluusis ruudulise särgiga õllekõhuga kroksides mees või, kes tuleb mulle juurde, küsib, et millega sa ise muidu tegeled. Ma saan aru, mis mul on see küsimus nagu, ja siis meie need naised on ju seal, kes on nagu seal riburada pidi ilusad naisi ka. Eestis eriti, see on täiesti, see on kohutav. Et meie ei tee, never me ei lähe nagu sellise, me ei lähe niimoodi mehega suhtlema, aga meest on, neil pole mingit probleemi tulla idiootsete lausetega nagu naisele külge lööma nagu. Ma olen täiesti nõus. Natuke sa laasin nende meeste kallal ka, ja see on tore, et ikkagi ma jään ikkagi selline, lihtsalt lühem öelda või selle etenduse juurde, et naiste rahvas teeb sellist asja, sest vaat kui palju meil on mehi, kes teevad seda ja jube käputäis on naisi. Ja kui naised midagi hästi kriitiliselt või otse ütlevad, siis nad saavad niimoodi. Mehed võivad tohutuid roppusi sealt lavalt paisata naiste suunas ja mitte midagi ei juhtu, kõik naeravad. Et ma olen mõnelt stand-upilt ka ära läinud meeste omalt, sest mul on vastik. Et ta läheb nagu üle. Eks see ongi see, et stand-upil on see vorm hästi lubatud, et sa oledki nagu põhimõtteliselt mõneti on seal see osakaal, ma arvan, et ma ütlen välja asju, mida ma tegelikult ise ei pruugi niimoodi mõelda, aga et siin on nagu variant seda nii öelda. Olen brutaalne. Et olen brutaalne või siis panen paika või mina praegu seisan oma sõnade taga, kõik, mis ma seal välja ütlen, nii ma ka mõtlen. Aga et ma saan aru, stand-upis on nagu võimalus, ega mul on ka see teine pool, kus ma võin littida niimoodi, et mida ma avalikkuse ees nagu teha nii väga ei saa, aga võib-olla kui ma kunagi stand-upi, võib-olla ma võtan selle littimisvormi ka, ma ei tea. Et see on üks variant, mida proovida tulevikus. Sest et tegelikult me vahepeal naistena võiksime ikkagi need mehed ja koerad ja kassid ja kes iganes situatsioonid ikkagi vahepeal ka. Meil on ka tegelikult olemas see pool. Just, see pimedam pool. Või siuke nagu, et ära pani, aga me ei ole väga seda nagu, me võtame delikaatsemalt seda kõike. Kuule, näitlejana nüüd, kas sul on mingi hetk olnud ka selline, kus sa oled äkki tundnud, et see vanuse teema tuleb igas asendis, et nüüd ma olen järsku sellest teatud east väljas, just näitlejana. Et meestel nagu ei ole seda. Nad panevad nagu
kuni surmani ja naisi me võime loetleda nagu keda ma ikka oskan siin eeskujuks tuuaks Helgi Sallo, Ita Ever oli meil selline diiva on ju nagu eatud forever, aga ongi, mul ei tule eriti veel võib-olla mõned, aga naistega on natuke teistmoodi. Kas sul on olnud selliseid ärevaid hetki, et järsku mul nüüd ühel hetkel ma ei saa enam tööd või mul on liiga vähe tööd või mis ma nüüd teen? Või sa said 2 last näiteks, su karjäär pannakse pausile, et kas ma tulen tagasi? Meeste käest ei küsita kunagi ju sellist asja, et karjäär vees lapsed on ju. Et see nagu... Nad ei peagi, nad saavad kogu aeg tööle samal hetkel. Kas sul on olnud selliseid nagu, ma ei pea isegi koroonat siin, siis kõik kannatasid, aga üldiselt nagu sul on sellised ärevaid hetki olnud? No, kui ma kooli lõpetasin, siis oli kindlasti, sest et ma olin ka vanem oma kursuse peale, et kui mina lõpetasin, olin 26, sest et ma õppisin enne midagi muud ja siis lüpseks jah. Kusjuures ma laps olin, siis ma ütlesin, et ma tahan minna ülikooli lüpseks õppima. Okay. See on kindel soov. Et ikkagi, et ühel hetkel, et ma lähen alles teatrisse nii vanalt ja nii vanalt, 20. 26 ja see on juba vana teatris alustamise jaoks. Et mina lisaks sellele ma olin ka nii pikk, et ma enam nagu neid printsessi ei mängi on ju lastetükkides, et ma olen juba kohe see nõid. Ehk siis esimesed armastajaid 26-selt ei panda mängima, et ma olen kohe õde või teenijanna. Ja siis, aga ei, mul läks teistmoodi, et mind pandi kohe Koidulat mängima, nii et mul läks hästi. Aga et siis, et kui ma saan veel lapse niimoodi, et lähed teatris, mu karjäär on, mis peaks juba vanuseliselt peaks lapse saama, ma ei saanud meestki veel, et mul võttis nii kaua seegi veel aega, siis veel kõik jutt. See on üldse nagu viibega, on ja kõik on nagu viibega tõesti, ja siis tekkis küll hirmet, et kui ma nüüd veel ära jääks ka veel, et ma pole oma karjääri alustanudki, siis peaks jääma lapsega, kui ei, see ei ole võimalik, et tuleb ennast kõigepealt üles töötada. Aga reaalsuses, kui sa ise oled laval ja keegi jääb lapse ootele, siis järgmine hetk on sa tagasi juba või? See läheb niimoodi nii ruttu. Ja kui ma teise lapse ootele jäin, siis see oli juba ikkagi teadlik otsus, ma tahtsin pausi. Ja kui hea, siis mõtlesin, et appi meestel võiks ka olla see, et sa lihtsalt võtad. Sa oled teatrist ära, sa laed ennast, sa oled magamats, sa tegeled hoopis mingit muud asjadega, siis lõpuks sa tuled, et jess, ma saan teatrisse tagasi vaata. Et jep. Pigem on vastupidi, aga mis sa räägid sellest nagu natuke nagu madalseisust sellisest? Ütleme niimoodi, et see aeg tuleb 50+. Päriselt, oled sa näinud kõrvalt seda või? No kui me reaalselt rollide peale mõtleme, siis neid 50+ rolle, kus sul võid olla, ma ei tea, Otello naine või kellegi kuninganna, et sul ei ole nagu reaalselt kellegi ema, sul ei ole neid peaosa rolli enam, sest et neid ei ole kirjutatud. Sul ei kirjutata 50+ naistele rolle. Sa oled nagu kuni 40, 40-50 vahel kuskil, siis sa paned nagu 40+50, see on kõige magusam aeg teatris nagu. Ja siis edasi on see, et mis me nüüd teeme? Aga sa võid feikida natukene, kui sa oled üle 50 ja sa lähened 60-le, kui sa enda eest hästi hoolitsed ja sööd sohkruvabasid tooteid, nagu meie täna siin teeme. Me mängime seal kõiki, et praegu hetkel väga nutikalt, väga toredasti näiteks Elleni sekundis mängib Piret Laurimaa pisikest Pilleriinu, kes on lihtsalt ülinunnu, nii armasad mängib tükist last ja et sellised erandid on. Nagu mängida küll, on ju. Et aga reaalselt nagu kui nii võtta, siis et sa mängidki põhimõtteliselt, et neid rollikesi, nagu me ikka naljatame, et meil on ikka kirjutatud 3 õde ja 7 venda, on ju. See kestab ka edaspidi. Oota, aga nüüd jõuame selle välimuse teemani ka, et kas sa pead näitlejana siis näitlejatarena, näitleja. Mulle ei meeldi öelda sõbranna kunagi, ma ütlen alati sõber. Okei, selge. Et kas sa pead nagu, see kaubanduslik välimus tuleb nüüd siin, meigiga saab igasuguseid imesid teha, on ju, riietuse ja kõikide asjade. Aga sa pead natuke seda ka mõtlema, kas sul on mingid boonuseid, et käige ilusalongides ja maniküür oleks sätitud ja pediküür oleks tehtud ja... Me ei tohi olla maniküüri, pediküüri. Näiteks praegu ma mängin Mägede ilutus kuningannas
noh, ta ütleb, et ma olen 40 ja seal ma tulen kannalas, roogin sitta ja näen välja selline, et tal ei ole meest, tal on elu, noh, ta on suudelnud elu jooksul 2 mehega, et ta on just vastupidi, selline possakas on ju, et noh, kui ta õhtul peole läheb, siis ta näeb hea välja või noh, sellepärast paneb kleidi selga, vau. Aga ma ei saa jah, ma ei saa teha endale püsi mingit küüsi, sest et mul on noh, igas rollis on erinev, aga jaa, see välimuse teema muidugi on, et iga kord ma mõtlen, et ma peaks nüüd minema jälle kuskile laskma ennast poputada mingite massaažide ja asjadega näole või mingit hoolitsustega, aga ma ei ole ülemäära tubli selles olnud. Aga näitlejatele vist on vedanud selles mõttes, et te panete kogu aeg meiki peale, siis võtate ära, puhastate nägu, kreemitate, teete. See on juba üks asi, mis hoiab teil nagu selle kaubandusliku välimuse arvamine. Noh, ja peale selle ma ei suitseta. Just, ja jood jube vähe kohvi. Ja joon vähe kohvi, jaa. Et see suitsetamine, ma arvan, et see on ka üks selline näonaha ilusa näonaha saladus. Et kas sa suitsetad või mitte, sest meeste puhul jällegi nii suva meil. Mida rohkem kortse, mida rohkem, siis nad on huvitavad. Nad lähevad ju ilusamaks mehed on ju, ja naised ei lähe ilusamaks. Naiste pooles ja naised samas, no ikkagi mingis vanuses ma ikkagi vaatan vahepeal nagu just käisin vaatamas Linnateatris Krummi ja seal oli suurelt ekraanilt oli Epp Eespäev, siis ma vaatasin, issand, kui ilus ta on nagu nii ilus naine nagu, et noh. Aga sa tead, et naised vaatavad naisi teistmoodi kui mehed naisi? Jaa. Et see meie võime vaadata, issand, kui ilus naine seal läheb ja mees kehitab õlgu ja siis me vaatame, issand, kui jube naine näeb välja nagu üle süstitud ja üle tuunitud on ju, et issand, kui kole ja mehed on täiesti lummatud. Nii et me näeme erinevalt nendest. Ja siis juba seegi, et naised näevad, millal teine naine on süstitud, mehed ei saa aru. Ei, nad ei saagi aru. Loomulikku. Ja nad arvavad, et naised ärkavad ka hommikuti, ongi nagu Võugi või Elli kaane peal, et ongi nagu kerge väikse meigiga. Mul on endal sellised sõbrannad, kes ärkavad varem üles ja sätivad natuke ennast selliseks, et oleks apetiitsed, sest mees ei ole võib-olla näinud kunagi ilma meigita. Raske elu, õnneks mul ei ole selliseid mehi ümberringi olnud, et mul on nagu vastupidi need mehed, kes ma ise mõtlen, et ma näen välja nagu omlett on ja siis nad tulevad ütlevad, et sa oled nii ilus. Kas sul on sul juba 20 aastat seal Vanemuises või? Rohkem? 18, 19? Ei ole, 2026 peaks saama 20 aastat, jah? Just, paar aastakest on jäänud. Aga ühes kohas? Kuidas? Kas see on laiskus? Kas see on mugavus? Või nad ei saa ilma sinuta? Või mis asi see on? Ma loodan küll, et nad ei saa ilma minuta. Aga kui ma tavaliselt ütlen igal pool, et meil on rutiini inimene, siis sellises kohas on see, et mul on olnud hästi head tööd seal, et miks ma peaksin kuskile minema? Sul on antud kogu aeg tööd ette. Kas sul ei ole ühtegi hetke olnud, et nüüd vaatad, appi, mu kalender on suht tühi, käid õhtuti küll mängimas, aga nagu ei tule uut peale. Ma saan aru, prooviaeg on ju ka näitlejale tähtis. See annab mingi kindlustunde, et mul on midagi tulemas. Aga vaata, see tundub võib-olla nagu ulme, aga meil on suur Vanemuise teater, aga meie draamatrupp on üks Eesti väiksemaid. Ehk siis, et meil ei ole, et kui muidu on nagu, et näitlejaid on hästi palju teatris, siis ei jagu kõigile rolli, osad istuvad nii-öelda pingi peal. Et võib-olla neil ei olegi aastas, ongi ainult üks prooviperiood, mõnel ei ole sedagi, siis meil ei ole sellist, meil on kõigil vähemalt on 2 rolli hooajas. Ehk siis ma tean, et kas see materjal, kui väga meeldib või ei meeldi, on üks asi, aga ma tean, et mul on nagu 2 asja. Ja siis nüüd, kui tekib vahepeal see aeg, et sul ei ole kuu aega näiteks proove ja siis sul on õhtul ainult etendused, siis see tundub nagu selline nagu võluaeg, et ma saan hommikuti nagu oma asjadega tegeleda, kuni tuleb mingi, ma räägin, et see on see Murphy kaksikkõde ja Nurfi on, kes ütleb, et sul on vaba aeg või? Ei ole, lastele, nii, kehanõhu, kõik värgid, need on sul ilusti kodus, tegele nendega. Ja siis ongi sul on nagu kõik see ilus aeg on ju, et
no mis on ka ilus tegelikult, kui sa oma lastega koos oled, aga see on sunniviisiline lastega koos olemise aeg. Loodus tuleb vahele. Ma tahaks nendega nagu ise olla, ma oleks väga hästi olnud nendega muul ajal, aga just nimelt, et jah, et selles mõttes, et sellist aega, et võib-olla ainult siis, kui lastega just tuled nagu ühe lapse pealt tuled nagu tagasi ja siis võib mingid asjad maha läinud, siis on vähem tööd, et võtab aega, millel jälle kerib. Aga üldiselt Vanemuise teatris ei ole jah sellist jõudaega. Ühesõnaga, sul on ikkagi vedanud nüüd kuni selleni, sa oled 44 praegu kuni 50 eluaastani saad veel vedada. Okei, aga need seriaalid ja värgid, kas need on sul kogu aeg olnud, sest mul on viimasel ajal selline tunne, et ükskõik mida sellist toredat ma vaatan, siis sina oled alati seal kuidagi ka näppupidi sees, isegi selles viimases Jan Uuspõllus, sa olid seal mingi assistent või mis, aga sa oled alati olemas, et kuidagi need režissöörid ja need lavastajad ja kõik need ikkagi nokivad sind just sinna, see Sassis ma ei hakka üldse rääkima, see oli nii tore, see oli nagu päris asi, isegi mina vaatasin nii armas. Et see oli hästi tore, aga sa oled nagu, mulle tundub, et sa oled hästi palju seriaalides, kas mul on see tunne lihtsalt või lihtsalt telekas kedratakse neid vanu asju nii palju, et siis mul on tunne, et sa oled kogu aeg seriaalides. Jaa, telekas kedratakse ilmselt küll, aga selles mõttes tegelikult selliste suurte osadena, mul oli ikkagi 10 aastat vahet, et me tegime selle Hakkapelle pihta, samade Rain Tolgi ja Andres Maimikuga. Ja siis neil tekkis siis see mõte ühel hetkel teha siis see Sassis seriaal ja siis nad kutsusid mind ja see oli nagu mulle tollel ajal oligi vist nagu nii hästi sobis. Sa said isegi auhinna ju sellest, issa. Ma sain sellest isegi auhinna. Ja, aga see oli nagu ülilahe tegemine ja ma olen siiralt tänulik siiamaani selle eest, et nad mind kutsusid sinna. See oli tore koostöö ja kõik nii. Ja siiamaani tänaval tulevad inimesed mulle juurde, tänavad selle eest, küsivad, miks 3. hooaega ei ole. Nad jäid nagu ootama. Et aga mis puudub teistesse seriaalidesse, siis ma tegelikult väga ei ole, mingid asjad korratakse neid vanu, et ilmselt mingi ohtliku lendu veel siiamaani. Just, ütled sa mingi asja ära ka, oled sa öelnud mingi asja ära ka, mida sulle pakutakse? Või oled sa selline kõigesööja? Et igaks juks võtab vastu järsku. Rohkem ei saa. Et seda võib juhtuda küll, et sest meil tehakse ju ikkagi tegelikult suht vähe. Aga ma olen siiamaani võtnud vastu, sest et kui sobib graafikuliselt. Ma ei olegi vist, ma arvan, et ma ei mäleta, et ma oleks väga ära öelnud. Et ikka võib ju korraks sutsu siin-seal teha, et aga sellist nagu pikka, mida ma nagu mõtlen, et mida sa ei teeks? Mida ma ei viitsiks väga teha, on see nagu lõputuse detektiivisari, kus sa oled mingi uurid jälle, et mingi Maimu Rotberg on saanud kirvega pähe, et kes see seda siis teinud on. Sest seal ei ole muud kui, et sa õpid lihtsalt selle teksti hommikul pähe ja lähed võtteplatsi, seal ei toimu. Kui sind Õnne 13. kutsutakse, ei läheks sinna? Kui sa jõuad teatud vanuses, siis nagu Helgi Sallo näiteks. Jaa, kui see kestab veel sinna maani. Nii, see kestab forever, ma arvan. Kestab forever. See on jah selline, ma ei mõtle sellistele asjadele ette, et siis kui see aeg kätte jõuab, eks ma siis mõtlen. Eks sa siis otsustad. Ma vaatan, et praegu hetkel on töös raha taotlemises ikkagi seriaalid, kus ma ikka väga-väga tahan teha ja need on koostööseriaalid välismaalastega ja et siis loodetavasti läheb seal hästi. Aga seda me ei tea veel. Seda me veel ei tea. Ja sa ei räägi ka sellest. Ma vist väga ei saa et need ei ole sellised välismaalastega, seal tuleb palju raha. Selles mõttes, et on Eesti, kuskil ei ole palju raha. See on pigem nagu Eesti koostöös, me otsitakse seriaalile rahastajaid, on ju. Et nagu need Von Fokid ja asjad, et sul on mitme selle maa peale, aga see kõik võtab nii kaua aega, et kui see idee seriaalist kuni teostamiseni võib võtta 5-6 aastat, et ma lihtsalt loodan, et ma vahepeal ei muutu liiga vanaks, et ma ei saa seda rolli mängida. Et aeg läheb nagu edasi sellise kiiruga. Kui me räägime vanusest, et siis seriaali puhul on see, et seal väga ära ei peta, et Kas sa mõnda etendusteatris oled mänginud ka pika hambaga või oled kahetsenud, et ma ei tea, kas teatris üldse saab, kui pannakse see kava paika, sind kinnitatakse mingisse rolli. Kas sa saad seal öelda, et ei tead, et ise mõtled, et jube igav ja jube jama ja ma isegi ei tea, mida siin teha antud olukorras või siis või sa pead tegema neid asju? Üldiselt ei ole hea tava öelda ära, et aga see võimalus on.
juhtumisi ma tean ka, et meil on ära öeldud sellepärast, et see materjal eetiliselt või noh, mingite ei sobinud selle inimese moraaliga või? No tal on mingid omad nagu kuidas seda nüüd nimetada, omad mingi tõekspidamised ja see roll ei sobitunud sellesse. Ja ta ei tahtnud selle sõnumi kandja olla. Ja siis töötas ära sellest rollist. Et nii on ikka olnud, sest me saame üsna varakult teada meie teatrist, nagu saame, et mis on see järgmise hooaja repertuaar. Ja siis on võimalik selle materjaliga tutvuda. Ja antakse teile see mõtlemise aeg või see nagu otsustamine? Otseselt ei anta, aga sa pead ise olema siis ikkagi aktiivne, et kui sa tunned, et sa ei ole selline kõigesööja ja et siis sa pead olema, jah. Aga mina ei ole seda teinud, sest et mul ei ole ka praegu sellist olnud, et on küll olnud selline materjal, jah, et kus mis on selline, et okei, ma teen ära selle. Mul oli seal hästi väike suts, peamiselt raputasin linu seal ühtepidi, teistpidi tegin lund või mingi selline, et käisin korra laval. Aga teisalt on jällegi see, et tuleb jälle roll, kus mina ilgelt möödan ja keegi teine raputab linu. Ma mõtlen, keegi peab ju seda rolli ka tegema. Seda rolli ka tegema, et ma olen nüüd aru saanud, et selleks, et ma saaksin mängida mõnda suurt rolli, peab mina kellegi teisele alla mängima või olema tema jaoks väike toetav roll ja siis seda... Kas partneri tõttu võib ka vahel nagu mõelda, et selle inimesega või ma ei tea, kas teatris saab üldse sellist asja olla, et ma ei usalda teda või et mul ei ole taga klappi lihtsalt, andke olla. No ma arvan, et kui see juhtum ikkagi tuleb, et sul on mingisugune väga suur mingi kahe inimese tükk ja sa saad aru, et sa selle inimesega nagu üldse see ei saa või et sul on mingi lavastaja, kellega sa üldse ei klapi, ma arvan, et see on läbirääkimiste küsimus ja et kas, see on kõigepealt su iseendaga läbirääkimise küsimus, et kas ma nüüd teen selle möönduse, kas ma äkki saan sellest kogemusest, võib-olla õpin, aga et see otsus ei tohi tulla liiga hilja, et panna teatrit olukorda, et kuule, sorry, et teised inimesed on mängukavad ära teinud ja siis ma ütlen, et sorry, ma ei tee, et siis seepärast sa pead hästi ruttu selle otsuse ära tegema. Okay. Aga ma arvan, et kirjade järgi on kõik võimalik, aga ma ei ole selles olukorras veel olnud. Ma olen ühe rolli ära ütlenud oma teatris sellepärast, et mind kutsuti muusikali mängima, aga ma just olin noore näitlejana tulnud, just mängisin Koidula verd ja ma olin, repertuaar oli nii tihe ja ma olin nii väsinud, siis ma ütlesin, et ma ei jõua seda mängida ja siis ma ütlesin nagu sellepärast ära. Et mängis keegi teine ja sai oma võimaluse ja selles mõttes oli väga tore. Alastuse teemast sa oled ka rääkinud, et alguses sul oli täiesti no ja täna on nagu kõik ümber pöörd ja sa oled kõigeks nõus. Ja mina pean selle koha ka ikkagi ära ütlema, et kunagi oli see Ruja, oli Ruja ja siis Tiit Ojasoo ja Semper tegid selle etenduse ja sina oleks pidanud seal puhta paljalt siis olema see lillelaps, kes jookseb mööda lava. Võigemas tegi seda ja sinule ei sobinud. Miks ta tegi? Kas ta oli üleni paljas seal? No ülatissid olid ikka mul olid ka ülatissad lõpuks, tissid olid lõpuks paljad, aga see on ka üks osa, mis mul seal tuleb seal stand-upis ka, see tore see pühapäeva kool ja kõik muud asjad, mille inimene on läbi elanud ja siis kõik see, siis on see lavakas ja siis on see, mida me teeme ja mis on nagu umbes, et kas sind kasutatakse ära või mille nimel sa teed ja siis on nagu suur segapundar tegelikult. Oota, ma olen tagasi, kas lavakas räägitakse sellest ka, et kui tulevad mingid rollid, kus tuleb ennast paljaks võtta, kas seda ka õpetatakse, nagu kuidas seda teha, millal teha ja millal mitte teha? No vot, siin on erinevad need, kes on see kursajuhendaja. Ma saan aru, Tiit Ojasoo tema on seda meelt, et võtan kõik teid kohe paljaks ja sina, et näitleja keha on sinu töövahend ja sina nagu teedki seda, mis on nagu mõneti ma saan aru, aga mõneti, et kui ma olen veel nii ei tea veel, kuidas või mida ja siis on veel sellised kursuse peal on sellised teisiti mõtlejad ja ma ei oska ise ka, ma ei tea, kuhu ennast nagu asetada ja põhimõtteliselt leia ise ennast on selle asja nimi ja siis kuidagi oled hästi segadus ja siis ühel hetkel tekib see tunne, et kõik tahavad esimese asjana sind kohe nagu laval paljaks koorida. Mul tuli järjest tükke, kus jälle võtta tissid paljaks, siis nii, isegi Koidula veres on ju, et kööldakse. No muidu ei müü, tükki ei müü ju. No aga
Kui naevad, et minu tisside pärast nüüd sinna keegi tuli. No ikka tulevad inimesed, sest kuigi ma mõtlen, et tänapäeval näeb nii palju igasuguseid filme ja pornot ja kõik asju, aga sa tahad nagu, võib-olla kui sa stripiklubis ei käi, on ju, ja siis sa tuled teatrisse vähemalt ja siis kuidagi on nagu vabandatav, et see on nii soliidne, kui teatris võetakse paljaks ja... Aga tead, mis nüüd on või? No. Kui sa lähed noortetükki vaatama kuskile, siis mõtled alati, et mis on noortetükis olema peab, on ju? Alati. Kisume paljaks, kohe on olemas, siis on oksendame ja siis ma ei tea veel. Siis karjume ja siis aeleme seal okse sees, on ju. Siis on need, siis on kohe, nagu noortel on kohe tehtud asjad, aga kõik on ikkagi lõpuks selle, et mille nimel, on ju. Et noh, nüüd, kui ma tagasi mõtlen, ma saan täiesti aru seal, et sa läksid isegi riidu vist Sempri ja Ojasu. Ja me läksime ja selles mõttes, et ikkagi ma proovisin ja siis ma ikkagi sain mis sa ütlesid neile? No ikkagi, et see ei ole, et peale selle meil oli veel see asi ka veel, et tuli see tohutu ruja ja et meie vanemuislased, me olime need pisikesed, need rollikesed seal nagu osalised, no et toodi kõik külalised, toodi suuri rolle mängima ja me olime need nagu need toetavad jubik, need, mis oligi vajalik ja siis mul lihtsalt tundus nagu ebaaus, et mina nüüd, et ma olen nii väikses rollis ja tissid peab paljaks võtma, võtke need, kes suures osas. Aga miks sa ei öelnud, et makske mulle nii palju ja võta? See on mu oma koduteater, kes see maksab mulle seal. Seal ei maksa sulle keegi midagi, oma palga eest oled. Nii, aga eks mul olid sisemised sojoobid, et mul praeguseks, mul ei ole neid enam, et ma ei roni igale poole kohe ennast alasti võtma, tõesti, ega siin ei ole ka, mis nagu sa ütled, et tänapäeval teed telefoni lahti, vaata paljast keha nii palju, kui tahad, ise valid endale ja varsti see on läbi ekraani, ma tahan näha ilusast varsti nii, et AI-ga võid panna minu näo ka sinna peale, et tüübi varsti hakkab tulema, see on reaalsus, sinu nägu on ka varsti seal kindlasti. On ju, et aga mul ei ole enam seda nagu probleemi, kui on nagu vaja, siis nüüd mulle tundub, et on nagu teine, et kuna tõesti need erinevad igal pool nüüd kisutakse alas, siis inimesed juba ütleb, kuule ma ei taha näha rohkem. Pank riidesse ennast. Nüüd on see teine pool tekkinud. Et jah, et enam ei ole seda, et aga jah, ei. No täna ühesõnaga võtaksid paljaks, kui öeldakse. No kõik sõltub kontekstis, ma ei hakka, mul ei ole nii, et mul võtta paljaks, ma kohe hakkan seda tegema. Kas sa stand-upis seal ei võta ennast paljaks või? Kuule, mõtle, missugune müügiargument praegu oleks. Natukene ütle valeta. Miks ma seda teksti siis kirjutan? Siis ma ei pea midagi rääkima. Lihtsalt on see, et ma olen seal ja räägin mingi suvalist kelvast suust välja. Et kusjuures ma vaatasin ühte stand-upi välismaalast. Õudselt lahe tšikk. Hästi lahe niimoodi. Hästi lahe näeb välja noor tšikk. Ja tal olid jalas sellised püksid. Et kus põhimõtteliselt siit nagu niuõtu juurest, et siit keskelt nagu oli musta värvi, et keskelt oli nagu kaetud, siin ääres oli kõik võrk ja kõik niimoodi, taga oli ka niimoodi võrk, et natuke oli kaetud. Ja siis ma terve aeg, tegelikult ma vaatasin seda, neid pükse ja ma ei kuulnud üldse, mida ta räägib. Seda ma räägingi. Ma ütlengi, et siis pole mõtet neid asju kirjutada. Lihtsalt tule ja nagu ole niimoodi võrk pükstes ja räägi mingit suvalist juttu. Kuule, kes sul, meil on saateaeg hakkab juba läbi, mul on 100 küsimust. Ja me pole kookigi maisnud, mis on suhkruvabad, gluteenivabad, nisuvabad, see need on ülitervislikud ja me kahtlesime eelmist videot, vaadake ka, me kahtlesime sellest, kas üldse selline asi, kuhu ei ole mitte midagi kahjulikku pandud, võib olla maitsev. Proovime või? No hakkame proovima samal ajal veel. Ja, mina prooviks seda makrooni, sest et see näeb nii ilus välja. Ja mina võtan seda, see pidi olema hitt. See koogigi, issand kui krõmps ta on siit, pistaažia kreemiga. Oi. Kuidas sul on? On okei, jah? See on täitsa magus. Päriselt ka? Oota. Aga selles mõttes, et mitte nagu ülemagus. Oi, ta on hea šokolaadi maitsega, ka puhta šokolaadi maitsega. Ma ei mäleta, mis siin on, need on ka erinevad või? Issand. Mori, aga siin on kreem. Sobib. Sobib, jah? Jaa, hästi. Issand, ma oleks küsimus, ma tahtsin lõpetuseks küsida. Mis su mees teeb? Oota, mees ma tean, et on tõlkija ja kirjutab hästi palju ja on kodus ja aitab lapsi kasvatada ja hoopis teistsugune mees kui tavaline Eesti mees, aga kus sa ta üldse leidsid? Ja kuidas su mees üldse nagu lepib seal sellega, et sa seal oled nii-öelda näitleja ja teed igasuguseid asju seal teiste meestega? Ma leidsin teatrist kummalisel kombel, sest et ta tuli
ühe tüki juurde muusikalist kujundust tegema, sellepärast et üks inimene ütles ära, aga siis ta teadis seda ja siis ta kukkus sinna. Ja siis sa olid armunud kellegi selle teisesse, seda ma tean. Ja, et seal oli nagu minu jaoks oli ta nagu üks, see keegi seal on ju, et proovisaal ikka tulema, suvaliselt juustud, ei ole seal meiki peal ega midagi, näed välja nagu hommikul tõused läheb proovi ja et ei tule selle pealegi, et see sellise olekus võiks kellelegi meeldima hakata veel. Okei, aga sina meeldisid talle? Aga jah, nii see oli ja sealt me saime, aga et ega seal midagi muud huvitavat ei ole, et siis nii see vaikselt hakkas ühel hetkel arenema. Aga see meesterahval kadedust ei ole natukene, sellepärast tihtipeale näitlejannad on ise ka öelnud ja meesnäitlejad samamoodi, et sa ikkagi tahes-tahtmata armud oma partnerisse. No vaata, mängid veel mingit sellist teatud rolli ka ja sa lähed ju nii sisse sinna rolli. No ja paratamatult tekib, see võib jääda platooniliseks, aga sealt võib ka midagi nagu väike kõrvalsuhe areneda, mis läheb ka mööda. See võib juhtuda ja kui see juhtub, siis see roll õnnestub veel eriliselt hästi. Et see on isegi vahel, kui sa oled vaataja, siis see on isegi näha muuseas, et seal on mingi sparkling värk on sees. On sul seda juhtunud number 1 ja kas sul on seda juhtunud, et sa oled oma partnerisse olnud lihtsalt nagu crashed? Ma olen nii ruttu crashija, et mul on ikka juhtunud mitu korda, aga minu arust see on just nagu, see on ikka armas. Et mis sa just ütled, et sa annad nagu midagi juurde. Sest vaataja adub seda. Aga see on mingi asi, mis ma ise üksinda, sa pead minu vahele, et teine pruugi arugi saada. Ja ma võin 1 päevaks ka ära armuda niimoodi. 1 päeva, ja siis läheb üle. Aga ei, mul on lihtsalt hästi normaalne mees. Ja peale selle, et ma ei ole ka seda tüüpi, kes nagu iga asja peale ütleb, et nüüd on nii. Ma nüüd olen, et sa ei ole see, kes kui midagi on, siis sa ei lähe ausalt ära rääkima. Sellepärast, et see ei ole mõte, minu arvates seda ei ole mõtet, sest ma tean, et see läheb üle, mis mõttega me räägime nüüd. Minu eest, ma olen üldse seda meelt, et osad on nagu, et umbes, et me ei lähe enne magama, kui me räägime kõik selgeks, kõik, mis mind häiris täna sinu hääletoonis või milleski muus. Et mina olen seda tüüpi, et mina lähen magama ja märgan hommikul üles, ma isegi ei mäleta. Võib-olla, sest et ma magan ära, et oli selline mul endal paha tuju või mis iganes imelik, midagi häiris, et tihtilugu asi ei ole teises pooles, asi on minus, ja temale sobib ka see ja kui nüüd ikkagi 2-3 päeva või nädal aega ikka midagi veel häirib, et siis alles räägime. Et siis järelikult häirib see päriselt, mitte see ei ole lihtsalt tujude tundedeks. Aga need crashidid ka, et need ei ole midagi sellist, et ma ei lähe kellegi, ma ei hakka lahku minema selle pärast või tuleb, see on siuke tore. Äkki niisugune nagu säde või see annab enda suhtelegi annab natuke sellist. See annab mulle, ma ei tea, see on tore proovis käia. Aga mis sa teeksid, kui su mees teeks sama asi juhtuks temaga? Võib-olla juhtunud? Mis siis? Ma ei tea. Kaua te olete koos olnud? Mina ei tea. Mis kaua? 2009? Oli hea. Me on päris kaua aega. Ma ei tea, me oleme sellised nagu, me ei oma üksteist või nagu me oleme koos, meil lihtsalt toimib see kodu ja peresuhe nii hästi, et me oleme lihtsalt vabadust, et minu mees on introvert, talle ei meeldi seltskondades käia üldse niimoodi, aga mulle meeldib, et tal on täiesti okei, aga ega ma seal üksi ei käi ju, ma siis käin kellega, kes naissõbrad, meessõbrad, seal ei ole mingit küsimust, et tema käib oma asjadel ja siis mina ei käi, aga me saame lihtsalt olema nii palju koos, et meil on nagu hästi. Tule praegu päevakorras see amoorsed suhted. Sa ei ole mõelnud sellise asja peale või? Ma soovitan minna vaatama filmi Eva. Ma käisin, ma nägin. Ja, see on nii hea film. See on üks õudne film. Ma kirjutan sellest sel nädal. Selles mõttes jutumärkides õudne film. Et Eva Kepor käis mul ka saates. Me rääkisime, me läksime täiesti leili, me läksime vastamisi. Mina olin selle poole, see on õudne, sest et ma nägin seal nii palju hirmu, ma nägin seal nii palju kannatust, ma nägin kurbus, ma kirjutasin kohe suurte trükitähtedega, kui ma läksin intervjuule, see kumas nagu sealt läbi ja siis kuidas tema vastandus sellele ja siis tuli välja, et ta ise on olnud sellistes suhetes ja siis ma mõtlen, näitlejad on ka natuke sellised, kes võiks olla nagu polüamoorsed. Näitlejad
näitlejad on tegelikult hästi konservatiivseid on ka niimoodi, et isegi võib-olla rohkem kui arvatakse, et see aeg, kui näitlejad kõik olid litsid, et noh, see on möödas. Et oi, sellega on hea lõpetada. See aeg, kui näitlejad on kõik litsid, naisnäitlejad, siis see aeg on möödas. Mulle tundub vähemalt nii. Juhei. Aga aitäh. Ei, ma pean lõpetuseks ikkagi küsima, kas sa sealt vanemusest julged ära selles mõttes ka kunagi tulla, et sa oleksid järsku vabakutseline või midagi taolist? See toob nii palju igasugust muud mõtet. Ma ei oska öelda, et inimene, kes on nii-öelda vabakutseline, et ta rohkem vaba oleks. Ma arvan, et selles hirmus, et sul ei ole järgmist tööd, sa võtad ikkagi vastu nagu rohkem asju võib-olla, mida sa oled rohkem nagu orav rattas. Ja, et ma ei oska seda öelda. Mul on ikkagi et ma ainult võib-olla siis, kui mind on ees ootamas 2 mingit uudset filmi, et ma ei saaks selle kõrvalt teatritööd teha, et siis ma võtaks selle kaalutluse all, aga praegu hetkel mitte, sest mulle meeldib oma teatris ja ma põnevusega vaatan, mis seal saama hakkab. Kui välismaalt tuleks ikka pakkumine, ikka muidugi, siis sa oleksid läinud nagu tule. Aga ma ei tee selleks ise mitte midagi, et välismaalt pakkumine tuleks, nii et ilmselt ei tule. Vaatame. Need inimesed, kes alati ütlen never, nendega hakkab igasuguseid asju. Ma ei tee showreele, aga mul ei ole agenti ja niimoodi, sest et mulle tundub, et minu ealisi, et juba seesama iga, mis me rääkisime, et välismaal on veel raskem sellise eaga läbi müüa. Et ma, mis sa räägid, praegu olid just need filmid, Demi Moore tegi, Nicole Kidman, vaata, see on nagu vanade naiste äratus, nagu taas sünd. Ja aga neid ongi nii, ega neid väga palju rohkem ei äratata, ma arvan. Okei, lõpetame ära, hakka kookis. Aga aitäh sulle, et sa viitsisid Tartust siia tulla, jälle jalad jäid ette ja sinuga oli väga meeldiv. Ma ei ole sind kunagi elusast peast näinud. Mul samad sõnad, ma vist ei ole ka nii, aga mind hoiatati, et sa oled hästi tore. Olidki. Kurjau. Aitäh sulle. Aitäh. Naudime kooki.